Tere YouTube! Siin on teiega jälle Hani ja tänane videoteemaks on Hani proovib 17. osa. Ja täna ma siis proovin konservis räimesid ja sprotte ja kohe vaatame, mida ma siit enda kotist välja võtan. Mul on sellised head Eesti räimed, Rannaküla toodetud. Mis mul siin veel on? Nii siis. Ja unustasin tomatikastmes. Ja siis veel ühed Eesti rannatooted, eks. Aga need on õliga. Pisut imelik tunne. Ja siis viimaseks on sprotid. Väga imelik. Ise ma pole kunagi küll räime söönud, eks. Ja täna siis ma proovin marineerituid kalu. Aga nüüd saab ära proovitud siis, kuidas need maitsevad. No nii, nagu te näete, eks meil on siin üks ainukene pakk sprotte rapsiõliga ja et neid ära proovida, et neid saaks ära proovitud, tuleb neid enne lahti teha. Ja teeb siis need lahti siin. Saab hakkama. Ehk leiab mõne kassi. Saab talle toida. No nii, pakk sai tehtud, eks. Ja nüüd saab hakata neid proovima. Ja vaadake, kui palju õli siin on. Isegi nii palju ei ole õli, kui pannkookidele panni peale paned. No ja siis võtab tükikest kalasid, sprotti. Võtab natuke õliga. No nii, proovisin enda sprotikes ära. Ma ise arvasin, et see on halbeks. Kui tuli välja, et see on selline, kuidas nüüd seda hästi öelda, normaalne on. Ja välimus võib alati petta. Kuidas see maitses? See oli selline, kuidas see siis nagu maitses? See oli selline päris lahe, pehme kalake, mis nagu läheb, nagu paned suhu ja läheb alla. Aga see oli... Proovin ühe veel, et olla kindel. No nii. Kui seda õli ei oleks, eks, siis need sprotid oleksid kindlasti mitu korda lahjemad ja siis ma ei tea lihtsalt. Aga see õli lihtsalt teeb nad mole. Aga nad olid sellised nagu, maitsesid mulle sellised nagu, need maitsesid sellised nagu lahedad, selline mõnus suitsuline maitse. Kui see on suitsu maitse, siis tähendab, need on sinna mingi grillahju pandud või midagi sellist. Ma ei oska seda kirjeldada, eks. Aga mis mulle kalade juures põhimõtteliselt kunagi ei meeldi, on luudeks
aga neid ma siin ei tundnud nudeks, sest need on ilmselt nii väikesed, et sa lihtsalt ei tunne neid selle kalalihaga, eks. Ja see saba, eks, see maitseb nii... Normaalne ju. Järg vaadega, mulle meeldib kõlli mina jään. No nii, nagu te nägite, sattus meil üks semu peale, millest tekkis väga palju aega kaotasime, nii et pidime kohta vahetama ja ma kohe räägin, kuidas see kala maitseb. Kui nüüd hakata maitset vaatama, siis selline tunne, nagu see kalaliha maitseks nagu mingisugune konserv. No nii, sprottidega igastahes oli kõik, eks. Vaata, justas ma ei ole kindel, et ma seda ulli tahan, eks. Anna toime taga. Igastahes väga head, soovitaksin süüa, kui keegi armastab kala. Ja kuidas see mulle maitses? Nagu, mitte maitses, vaid see hinnang. 80-st, üks asi veel, igastahes need on ikka paremad kui need totakad marineeritud kalad. Kui te neid videosid ei ole näinud, siis lähete vahite neid ja nüüd ja kohe. Tere YouTube! Meil väga paljud teist ei ole meie kanalit suubinud, nii palun suubige ja me oleme teie õnnelikumad ja siis tuleb ka rohkem videosid välja. Aitäh! No nii, nüüd on siis meil Rannaküla. Ma ei taha enne oli õliga, sest mul puutab tomatiga, et ei oleks liiga õline igastahes. Teeb selle ruttu lahti ära. Suud, jah? Voi! See on... Hea küll. No nii, väike katastroof. Rikkusin väga hea kalatoote ära, et seda ei saagi proovida enam YouTube'i jaoks. No, kui kala ei saa proovida, siis proovib see konservi. Ei meeldi, söön selle kodus ära. Hinnang 0, kvaliteet 0. Nad peavad selle tugevamini kinnitama, et seda korralikumalt lahti saada. Kaebused tulevad, hakkavad tulema. No nii, tomatiomasid ei saanud proovida. Selle asemel siis proovib need õliga räimed. Hakkab jälle seda kohutavat õli sööma. No, tulge välja siit. Lollakad kalad. No nii, need väikesed räimed, eks. Need maitsesid väga sarnaselt selle esimese sprottidega, eks. Aga väike erinevus on selline, et need esimesed, mida proovisin, eks, need olid sellised mõnusad soolakad, eks. Aga need olid seal juba nüüd kõvasti magedamad.
ja magetoit mulle ei meeldi. Aga ikkagi maitses selline korralik kalake. Ja need soomused, need pisut häirivad mind ja mulle ei meeldi, kui kala on selline pehme. Oleks hea, kui ta oleks kõvem, siis saaks teda paremini sealt kätte. Hinnang. Hinnanguks annab sellise keskpärase hinnangu 6/10. No nii, sellega siis on video kõik. Sööge terveid kalu, ärge raisake neid ja head päeva!